Ütle, millal tuled sa. Ütle, cuando tuled siis, kui lumimaas või kui kevad ärkab taas. Ütle, millal on see päev. Ütle, cuando. Leo Mõttus on sündinud 15. detsembril 1941. aastal Väätsa vallas Piiumetsa külas. Seal omandas ta alghariduse ning teadmised, et end juba linnakoolis proovile panna. Nii koliski ta koos emaga Tallinnasse ning 7. klassi lõpetas ta juba Kivimäe koolis, mis tol ajal kandis Tallinna 29. mittetäieliku keskkooli nime. Selle 7-klassilise kooli lõpetamise järel astus ta 1956. aasta sügisel kuulsasse ja väärikasse Tallinna esimesse keskkooli. Leo Mõttuse õpetajaks ja klassijuhatajaks sai Marcella Moorin. Ta oli alati rahulik, tõeline, välja peetud inglise daam, nagu praegu näete neid seeriaid. Perioodil, mil Leo Mõttus õppis Tallinna esimeses keskkoolis, järgiti õppe- ja kasvatustöös nõukogude pedagoogika põhiprintsiipe. Nii mööduvad nüüd Tallinna esimese keskkooli tööõpetuse tunnid. Ja tulemuseks on võib-olla Peep Pillaku ja Toivo Kopli Lukksepa paberid. Seejuures võib piiriga palju soovida. Siin tuleb see aina kasuks. Tihenevad koolisidemed eluga, süveneb tööarmastus, täienevad haritud tööliste read. Pärast 1960. aastal keskkooli lõpetamist oli Leo Mõttusel vaja teha otsus oma tuleviku suhtes. Veenva ülekaalu sai vastloodud automaatika telemehaanika eriala Tallinnas. See eriala kujutas endast teaduse ja tehnika haru, mis tegeles automaatseadmete ja tehnoloogiliste protsesside kontrollimise ja juhtimise meetodite ning vahenditega. Uus eriala oli tudengite hulgas väga populaarne. Ühele kohale kandideeris lausa 12 õpilast. 1964. aastal asus ta tööle Küberneetika instituudis Raul Tavasti tööstusprotsesside automatiseerimise gruppi. Koos kolleegidega töötas ta välja mitmeid süsteeme, millest paljud töötasid edukalt ja pikalt Kohtla-Järve ja Venemaa keemiatehastes. Ning alates 1997. aastast töötab Leo Mõttus Tallinna Tehnikaülikoolis Automaatika instituudis reaalajasüsteemide professorina. Alates 2004. aastast on ta Eesti Teaduste Akadeemia peasekretär. Tööd ja meil